No tervist kõikidele vaatajatele, minu nimi on Aade Tanel ning tänases videos on mulle vastu tulnud siin ei keegi muu kui Tele2, kes laenutasid mulle siukse vahva telefoni. Kas keegi oskab ära öelda, mis telefoniga tegu on siin? Vastavalt kaunis näeb välja nagu kuld, nagu puhas kuld. Tegu on siis Samsung S6 Edge telefoniga, mis ei ole nüüd päris uus otseselt, aga ma olen proovinud S7 Edge'i ka siin. Ja ma ausalt öeldes eelistaks isegi S6 Edge, ta on nagu siukene õhukesem natukene ja no, ma ei tea, natukene siukene teravam telefon. S7 Edge oli siukene hästi siukene ümar kuidagi minu jaoks. Aga igal juhul, mida me siis täna selle S6 Edge'iga teeme on see, et ma toon teieni siis top 5 Google Play Store'i mängu, mis on siis saadaval Google Play Store'is. Ehk siis vaatame top 5 mängu, mis on võimalik siis ka välja osta. Aga tõesti jaa, ma olen näinud kommentaarides, et paljud inimesed on rääkinud, et ma olen mängudest pikka aega videoid teinud. Ja tegelikult on see tõsi, aga vahest on natukene vaheldust vaja. Eriti kui sa oled umbes 1000 videot teinud mängudest just. Nii et nüüd on mul siis siukene tehnika hooaeg peale läinud ja no ütleme nii, et see täitsa meeldib mulle ja tehnika on mulle tegelikult eluaeg meeldinud. Aga igal juhul, mis on ikka aitab mõnast siin ja lähme vaatame, mida huvitavat siis leiame Google Play Store'ist ja millised on seal top 5 mängu. Ja mul on siuke karvane tunne, et ma lisan midagi võib-olla sinna juurde või siis vahetan välja viimased seal paar mängu. Igal juhul, lähme tšekkime järgi. Ja nii, mul on nüüd siis telefon endal ees siin ja ausalt ma ei ole kunagi ühtegi siukest videot reaalselt teinud veel, nii et vaatame, mis sellest üldse kõigest välja tuleb. Igal juhul vajutame siis siia Play Store'i peale. Ja võtame siit mängud lahti ning valime siis top selling ehk siis enim müüdud mängud, ütleme niimoodi. Aga ma juba leidsin asenduse sellele Mind Games'ile, nii et paneme 4. kohale siin, kus kohas see oli. Grand Theft Auto San Andreas. No, see ei saa valesti minna. Ma arvan, et palju see Mind Games Pro maksab 3,29 ja Grand Theft Auto San Andreas maksab 7 eurot. Ma arvan, et ma panen 3 eurot juurde ja võtan Grand Theft Auto San Andreas. Aga teemegi siis esimese ostusin Grand Theft Auto San Andreasega. Vajutame siia peale, eks ole. Ja nüüd peakski olema mul suukene huvitav valik siin siis, et kuidas ma siis ostan, ehk siis payment methods. Ja mulle tegelikult oli juba seal ees, eks ole. Aga saan siis valida kas enda Visa elektronkaardi või siis Bill My Tele2 account, ma olin siis selle. Ehk siis ma saan koheselt maksta enda selle Tele2 kõnekaardiga, mis see SIM-kaart mul siin sees on ja siis see summa läheb põhimõtteliselt kuu arvele siis otsa. Okei, you had a Grand Theft Auto San Andreas. Nice, olete sooritanud tehingu. Okei, väga tore. Nii, hakkaski kohe alla laadima. 2,4 gigabaiti võtab ruumi, see on korralikult kogukas mäng, aga ma usun, et see tasub ära ennast. Ja alustame siis Geometry Dashiga ja Geometry Dash on meil siis euro 56 sendi eest siin ostetav ja see on ka meil ära ostetud siin, nii et vaatame siit open ja tšekkime siis järgi, milline on siis 5. positsioonil asetsev mäng nimega Geometry Dash. Me saame siin karakterit veel valida, saame karakteri teha endale, valida värvid, asjad. Ja siis paneme nime ka. On. Jaa. Aga kuidas ta valib mul selle? Niimoodi vist valis ära või? Okei. Loetavasti mul on valitud nüüd. Ja võtame siis see play. Ja meil on valikud siis Stereo Madness, Back on Track, Polargeist. Okei. Aga võtame siis kõige esimese asja siin, Stereo Madness. Nii, Attempt 1. Ära ütles, oh my god. Issand küll. See on täpselt nagu see Flappy Birds ju. Ma vihkasin seda mängu, miks keegi peab maksma selle eest veel? Issand. Tahate närve rikkuda, siis makske meile euro 50 senti. 56 senti. Aga no, ütleme nii, et tegelikult hästi mõnus mäng siukene, aga raudkindlaid närve on vaja. Nii et kellel on raudkindlad närvid, siis proovige kindlasti järgi see mäng. Ja vaadake, kui kaua need püsivad. Ma ausalt ei tea, kui kaugel ma peaksin näitama mingit mängu reaalselt. Ma ei saa näidata niimoodi. Attempt 17, no. Kui ma jõuasin kuskilt, mine, ei. No ma üritan üle nende pilvelõhku ette saada vähemalt, siis on vähemalt mingisugune gameplay teile näha tulnud. Jess, üle sain!
Ja vaatame, kui kaugele siis saame nii. Ja nüüd! Yes! Ma ütlen, et minu närv väga vastu ei pea. Aga... Yes! Okei, see on juba natukene liiga ufo seal. Okei, see läheb päris hulluks ikka. Palju ma sain seal? 16% või? Ma arvan, et ma jätan siia paika. Igal juhul siukene Geometry Wars. Euro 50 sendi eest. Ma arvan, et ega ta ära ei sure. Jätate ühe burgeri ostmata. Reaalselt ühe burgeri jätate ostma. Ja siis saate oma närve rikkuda siin. Kuulge, aga järgmiseks ongi Grand Theft Auto San Andreas. Vaatame siis, mida me saame... palju meil maksis see 7 eurot, 6,99. Nüüd vaatame palju või mida me saame siin. Ja okei, Social Club, lähme lihtsalt offline'iga sisse. Ja vaatame, mis see siis, mida see siis omab. Mis siin saame option siis, kontrolle saame muuta. Oota, kuidas me siis kontrollime endal seda? Okei, miks me kohe mängus näeme? Game, siin saame veel valida igast traffic mode, heavy muidugi, frame limiteri saab maha võtta muidugi. Okei, ärme siin palju ei ole, paneme kohe lihtsalt start game, ega me siin graafikat niikuinii muutma ei hakka telefoni peal. Aga mind huvitab väga, et kas tõesti on nagu üks ühele siis PlayStation 2-ga või siis arvuti versiooniga see San Andreas siin. See huvitab kõige rohkem mind. Ja kuidas see mängida on seda? Nii, algab küll täpselt samamoodi. Kuulge, okei, see on... Kuulge, see on täpselt ju. See on täpselt nagu vanasti suure teleka peal mängisid PlayStation 2 peal. Okei, see on küll päris cool. Ma tean, et Grand Theft Auto 3 mingil hetkel toodi ka üle mobiilidele ja ma olin esimene inimene just, kes mängis Eestis võib-olla Grand Theft Auto, see oli 3 või? Jah. Selle PSP peal. Okei, see on päris lahe. Okei, me võime siin skipida selle ka praegu. Aga ma mäletan väga hästi, et ma töötasin ka arvutusalongis kunagi ammu tehnikuna ja siis sain vahest käpad peale väga uutele toodetele. Ja siis oligi, just tuli mingi PSP, kuskil ma polnud reklaami isegi näinud. Äsku müügijuht tuleb, et kuule, siukest asja oled näinud või? PSP, mis asi see veel on? Ja siis vaatasin, ja siis andis mulle koju kaasa selle. Ja siis ma bussis, saad aru, mängisin Grand Theft Autot või mis ma mängisin seal. Ja siis mingi vend tuleb, mis asi see on? Võõras vend, Lasnamäe bussi peal tuleb mu kõrval ja vaatab punnis silmadega. Ja ma olin ka punnis silmadega, vaatasin, mis asja, mingi käest saab mängida nagu arvuti ja konsooli graafikaga mängu või. Nii, nüüd me saame siis valida siis steeringu meetodi, kas analoog, buttonid või flick. Võtame selle analoogi ikka. Ja siis... Mind oleks peaaegu alla. Oot, me saame ju... Miks me lähme jalgrattaga? Võtame kohe selle auto siit. Graafika natukene glitchib. Nice, mine pekki. Pööra. Issand, kui ilus graafika. Nii ilus, nagu Grand Theft Auto 5, no. Millal Grand Theft Auto 5 telefonide peale tuleb? Ma arvan, et see vajab päris kõva telefoni samas. Oh my god, siin on mingi kuulsad lood, on ju. Seda. Kas ma track'e muutuda ka saan? Kuidagi ilmselt saab ka muusikat vahetada. Okei. Natukene võib-olla liiga kaugele läheb see kaamera siin autost. Natuke raske juhtidega. Üritame sinna CJ juurde jõuda siis. Natukene siin juhtida autot. Võib-olla mõnest gängi liikmest üle sõita näiteks. Oota, kus need gängi liikmed on? Ajame mõned gängi liikmed olla. Kas see on ka gängi liige või? Need ei olnud vist gängi liikmed. Oodake. Lähme anname alla. Rusikatega. Yes! Tule siia! Ilus! Anna relv siia! Oota, mis asja mingi labidaga mingi gangster tuli! Kes see laseb mind? Siin! Tule siia! Ma näitan sulle oma labidat! Kus ta läheb nüüd? Miks ta ära jookseb? Oota, kas meil on veel siin keegi või? Tahad ka labidat saada? Tule siia! Kuule, anna ma relv siia!
ei, mine nüüd! Ei! Taneli seiklused lõppesid siin, ei jõudnudki siia Jenny välja. Kuulge, aga ausalt, Grand Theft Auto San Andreas on küll hämmastav, sest et terve mäng on siin saadaval ja seda siis 6,99 eest. Ma arvan, et see otseselt ei ole üldse halb tehing. Ja kui te olete Tele2 klient, siis te saate selle päris kergelt, ei ole vaja mingit krediitkaartiga asju, aga ennem kui te olete alaealine ja ise ei maksa oma kuuarveid, siis rääkige läbi vähemalt vanematega, enne kui te selle sisseostu enda kõnekaardile teete. Igal juhul, Grand Theft Auto San Andreas minu poolt super heakskiit. Fantastiline näeb välja siin telefoni peal, eriti selle Samsung Galaxy S6 Edge'i peal. Ja tõesti, oh my god, kui ilus, isver küll. Okei, kuulge, aga võtame järgmise mängu, muidu mul siin see video läheb väga pikaks, kuidas me siit välja saame. Nii, aga võtame siis järgmiseks Hitman Snippuri. Ja võtame siis, avame selle ja Hitman Snippur on hetkel 80% alla hinnatud, kuigi ega ta vist originaalselt ka väga ei maksud, sest et hetkel on ta 50 sendi eest saadaval. Nii et otseselt Hitman Snippur midagi väga ei maksa meil. Okei. Installib midagi. Ma vaatan, et Hitman on ka jõulu meeleolusse siin ilusti läinud. Koodnimi 47 on endal ilusa jõuluvana HVM ette pannud ja Snippur on ka ära pakitud ilusti lapsele kinkimisega kindlasti. Aga Hitman Snippur siis 50 sendi eest. Vaatame, mida see siis endast kujutab. Tap to enter scope. Markus Krug. What? Pinch to zoom in or... Oot. Tule nüüd. Pinch. Nii. Kas ma tõesti pean jõuluvana ära tapma või? What? Lapsed, ma tapsin jõuluvana ära. Kuidas ma enda kingitused kätte saan nüüd? Me saime vähemalt jeene juurde. Või mis iganes nüüd on siin. Lõpus jõulumuusika, aga kuidas ma oma kingid nüüd kätte saan? No nii, gaming konto. Okei. Ma mõtlesin ikka, et skillid kui snaiprina, et ma saan skille snaiprina juurde ikka sõjaväes või kuskil seal nagu välja õppis, aga ei. Sõjaväkke lähete, siis öelge kohe enda seersandile või veeblile, kes iganes teil on seal. Et kuulge, et ma tahaks snaipriks saada, et näete, tulge kaasa minuga. Võtate oma telefoni välja, näitate kohe ette siin, et Hitman, Sniper, kõik on maksimumi peal ilusti ära tehtud, ühtegi viga ei ole. Tahaks nipuriks saada nüüd. Ei, ärge tehke. Ma arvan, et te hakkate peale seda kõne natuke kätte kõverdusi tegema. Aga ma ei tea, vajutame siit play korra, vaatame, mis siin võib-olla siis veel edasi toimub. Aga teoreetselt siukene siis ongi vist, nagu ma aru saan, see Hitman Snippur. Nii, Objective, Kill Basia, Romanovski. Sama koht jälle. Kingitusi vähemalt on siin. Kõik jõuluvana kingitused on meie käes. Nii. See on mingi põhjapõder ju. See on põhjapõder. No, ma tahan põdraliha küll tegelikult proovida. Kurat, surematu. Nii, okei, me peame tibi ära. Ups. Tuled tagasi, vaata, mis see auk on see. Vaata seda auku korra seal. Keegi läheb sinna. Kas ma lasen talle kannikasse või? Ta jäi ellu või? Oota. Kuhu see läheb nüüd? Ta tuleb välja. Ta on siin. Escape! Maha lasin! Nice! Väga palju süüumärke on.
Ma ei teinud midagi, ma olin paugu otsas, kui puu käis. No nii. Mulle meeldib vähemalt, et jõulumuusika on siin ikka. Peaaegu oleks mingi naise saanud endale, aga ei tulnud jälle välja. Okei, me saame siis jagada seda videot ka Facebooki, ma igaks juhuks ei jaga. Okei, continue siis. Okei, seukene on siis Hitman Snipper Edition. 50 sendi eest. Ma ei tea, kui seal mingi teistsuguseid mingisuguse kohtasi ka on ja mingi pulle viise, kuidas neid targeteid maha võtta, siis 50 senti ei ole nagu väga palju maksta selle eest. Ja võtame siis järgmise mängu ette ja järgmises on meil ei midagi muud kui Need for Speed Most Wanted. Nii, lõpetus lõpuks siin allalaadimise. Vaatame siis, milline on siis Need for Speed Most Wanted telefoni peal. Mängisin esimest korda seda siis 2005 aasta, siis kui välja tuli. Ja tol ajal oli graafiliselt midagi enneolematult kaunist. Mul oli veel mingisugune Porsche Carrera või midagi, sest oli mingi pilt välja prinditud A4 peal just läikiv nagu foto. Peaks isegi alles olema veel see niimoodi. Ja nii. Tilt steering siis. Okei, ja üritame siis rajal püsida siin ja mängida natukene siin. Mingi sildi sõitsime juba maha, aga üritame siis kuidagi esikoha ka saada või? Nitro swipe up to activate. Oi, te oleksite pidanud tundma seda feelingut, kui ma esimest korda Nitrot kasutasin Need for Speed Underground ühes. Siis kui Need for Speed Underground tuli välja, issand, see oli aeg alles. The Fast and the Furious tuli just, või oli põhimõtteliselt äsja kinodes just olnud ja siis tuli põhimõtteliselt sama autokultuuri mingi sükene illegaalne kiirendusvõistlus ja mänguna nagu fantastiliselt head ajad olid üldse siis minu arust. Ja Most Wanted oli üks järgmisi korralikke Need for Speed'e, mis siis tuli peale seda Undergroundi saagat. Ja Most Wanted oli tõesti üks parimaid. Nii, aga ma saan vist uuesti nitrut panna. Nii. Natuke raske on. Üks väga tobe asi on, mida ma vihkan just Samsungi nendel telefonitel. Ma praegu ei hakka näitama, aga ma kohe näitan, mis on eriti segav, kui mängida mänge. Võib-olla ma ei ole avastanud, kuidas neid mängudes välja lülitada saab, aga kõlakad on, et Samsung Galaxy S8 peal hakkad nitru sisse. Ei! Ma tahan ise võita. Äkki vist ei jõua esimeseks. Aga kõlakad on, et S8 on siis ära võetud 2 väga häirivat nuppu minu jaoks vähemalt. Ma ei tea, kuidas teiega lood on, aga nii, esimene koht. 1.50, 67 siis tehke üle. Aga põhimõtteliselt millest jutt käib, sest praegu on siis see tab'i nupp ja siis back nupp, millele ma pidevalt peale lähen, kui Samsungi telefoni kasutan ja ei ole just lõbus, kui oled just võidusõitlus või midagi, siis tab'id välja mängust. Väga tore. Ja see on väga lihtne juhtum siin. Aga mis siin ikka? Ma üritan eemale hoiduda nendest nuppudest siin. Nii, nüüd ma olen jõudnud siis siia peamenüüsse, kus on siis näha ka kaarti. Ja tegelikult, kui te aru ei ole saanud soovingust või midagi, järgmine päev on juba. Ma hakkasin seda footage'it kõike editima juba ja jõudsin siin Need for Speedi ja Minecrafti juurde, siis avastasin, et ta filmis ära kuskile poole peale siin Need for Speediga ja siis Minecrafti ega Need for Speedi lõppu ei filminudki. Nii et ma pean kõik uuesti tegema nüüd, aga loodetavasti siis on nüüd lõbusam äkki võib-olla. Igal juhul, mis siin ikka, panin kõik asjad uuesti üles siin ja tuleb ära filmida. Aga põhimõtteliselt siukene on siis jah, Need for Speed siin, et selline on siis ka kaart siin. Ja no ausalt öeldes ma nüüd ei tea täpselt, kas see kaart on nüüd täpselt sama, mis oli Most Wantedis 2005. aastal. Aga tundub nagu suhteliselt sarnane siukene olema. Ja siis siin all on igast erinevaid nupukasi veel, näiteks siin on garaaž olemas meil, kus saame siis erinevaid autosi osta, praegu on mul siin 30 000 raha. Ja no otseselt midagi väga erilist osta ei saa siin, aga no autosi on, ütleme niimoodi, aga midagi väga erilist ei ole, aga samas jah, okei, mul ongi kõik klassid siin valitud, et siin on SUV-d, eks ole,
everyday'd ja spordid ja eksootikud ja no ikka mõned autod on, ütleme niimoodi, ja siin on mingi 2 miljoni eest saab siis mingi NFS edition mingisuguse McLareni osta, mis näeb päris vinge välja. Aga tõesti 50 sendi eest siis saadaval hetkel see mäng siin ausalt 50 senti pole absoluutselt palju küsitud, nii et kui võidusõit huvitab siis ja Need for Speedi saaga, siis ma arvan, et otseselt valesti minna ei saa, aga ma usun, et neid automänge on veel erinevaid natukene põnevamaid ka olemas. Aga ma jätlen selle Need for Speedi siis siia paika praegu, kui soovite jah, mingit pikemat videot sellest Need for Speedist näha, siis kirjutage kommentaaridesse muidugi. Aga lahkume siit hetkel ja lähme siis võtame siis käsile järgmise mängu, ehk siis esimese top 1 mäng, milleks on siis Minecraft PE ehk siis Pocket Edition, eks ole. Ja mis on ikka, avame selle ja ma üritan mingi gameplay video uuesti teile tuua. Igal juhul ma tegin siis omale karakteri HD Taneli siin ja see on ausalt esimest korda, kui ma mängin Minecrafti võib-olla rohkem kui mingi 1 minut, võib-olla täna 2 minutit. Aga tõesti näeb välja täpselt nagu arvutiversioon, mitte midagi halba ei ole öelda. Võtame siit play, eks ole, et loome endale uue maailma siin, genereerime mingisuguse uue maailma täiesti randomly, siis difficulty, no ma võin siin otseselt, ma võin normali peale jätta, aga tegelikult, no paneme easy, peaceful ei pane, no. Jätame easy peale, nii, ja siis veel mingisugused valikud, millest ma praegu hetkel midagi aru ei saa siin. Saame maailmale veel nime panna, aga las olla siin My World, võtame play siis. Ja siis loob meile täiesti unikaalse maailma ja ma eeldan siis, et igal inimesel on täiesti oma elamus, oma kogemus siis. Oma enda isiklik maailm. Aga tere tulemast siis Minecrafti võib öelda niimoodi või. See on siis esimest korda, kui HD Tanel reaalselt mängib õiget Minecrafti, et ma olen Minecraft story mode'ist teinud mõned videod ja see on tegelikult pooleli mul jäänud, võib-olla me peaks mingil hetkel selle ette võtma uuesti. Siin on mingi siga on siin, kas me saame siga, kas me saame seaprae teha endale või? Ei saa või? Ei saa, oh my god, vaadake kui ilusad törpsilmad tal on. Igal juhul, tõesti Minecraft telefoni peal, no ausalt midagi halba otseselt öelda ei ole. Muidugi touch kontrollid telefoni peal, ma ei tea, ilmselt noorem generatsioon harjub sellega paremini ära, sest et ei ole ilmselt midagi muud väga noorest peast kasutanud võib-olla ja paljud inimesed õpivadki mängima mingi tabletite ja telefonide peal noorest east. Aga endale on ikka kuidagi natuke kohmakas, kui ei ole füüsilisi nuppe nagu. Ma lootsin ühel hetkel, et Sony teeb mingisuguse huvitava telefoni ja koos nuppudega, sest ei tulnud mitte midagi eriti välja, nagu ma aru sain. Aga no jah, ausalt öeldes midagi halba ju öelda ei ole, et kõik töötab tegelikult, kui näppe õiges kohas hoida ja hetkel ma olen siin nagu Tarzan siin, džunglis, nagu Mowgli, džunglipoiss. Ja põhimõtteliselt me saame siis hakata farmima siin, eks ole, niimoodi. Ja me saame siit, mida me saame üldse? Me saame midagi ju. Ma olen mingisse džunglisse sattunud, kus midagi ei saa. Come on, ma võiks mingit lehti vähemalt saada. Oot. Nii, siin on puitu. Puit peaks olema hästi tähtis. Oota, ma tegin mingi 360 nüüd. Nii, ja võtame siis, alustame siis siit sellest puust, eks ole. Ossa, vana siit tundub, et tuleb. Tuligi päris palju. Vaadake, kui kaua ma peksan seda lahti. Okei, see kõlas natuke kahtlaselt. Igal juhul, nii, meil on nüüd puitu siin natukene ja me saame siis põhimõtteliselt ehitame siin hakata kohe, võtame selle 3 nupu peale ja siis oak wood planks teeme siit 4 tükki, nii ja siis on meil, näete, nii palju igast erinevaid asju saame teha. Crafting table'i, you need to collect blocks to craft, okei, ja me saame siis selle crafting table'i siin kuskile panna, siin me saame siis luua asju, aga me saa aru, mis vahet seal on, kui mul siin inventoorist lihtsalt craftin asju, või siis see annab rohkem valikuid või vist annab rohkem valikuid, paneme selle sinna, nii. Ja siin on meie siis crafting suhkune lauakene, tegelikult on nagu kuubikaga. You need to collect blocks to craft, okei, no muidugi, loogiline. Millised, meil on ainult mingit puitu siin vist või, ei ole ka tegelikult, oot. Me võime ju põrandad ka, issand ja isegi lilled võime ära hävitada. Ja kõige eest saame mingit stuffi või? Saimegi mingit muda. Me saime muda. Ma ei tea, mis selle mudaga teema. Kuulge, Minecraft on tegelikult päris fun ju. Tundub päris huvitav isegi. Nii, mul on mingi 3 tükki mingisugust törti.
kas mudast ei saagi siis midagi teha või? Issand küll, noh. Aga no samas, ei, tegelikult, jaa, ma mõistan küll. Muda on lihtsalt selle jaoks, et iseennast välja lõigata või midagi. Või no, kujundada mingisugune ilus kohakene endale, eks ole. Ja kuna ma hetkel siis mängin seda survival moodi siin, siis põhitegevus on see, et ma peaksin siis ööseks mingisuguse majakese tegema endale või mingi onni või midagi, et siis need creeperid mind ära tappa ei saaks. Nii, lähme nüüd vaatame, kas me nüüd saame midagi siin craftida või. Nii, you need to collect blocks to craft. Aga mul on torti siin. Oota, aga ma ju võtsin siit, kas ei olnud puu või? Ma ei tee puul vahet, issand küll. Kuidas ma puul vahet ei tee? No, nii, nüüd ma sain küll midagi. Ma sain mingist lillekesi ka. Lilleke rohus. Lilleke rohus. Nii. Ja siis, ja nüüd saame, näete. Boom! Oh my god, kui palju igast nänni saame teha. Mis asi see on siin? Jungle Wood Slab. Teeme 6 tükki lausa ära. Nii, kas see on nüüd mingi põhi, mis me saame panna endale kuskile jalge alla siia? Issand, Tanel ehitab esimest treppi enda uude majakesse. Nii, tegelikult ma tahaks mingisuguse aga kas, okei, siis pean alt pean nagu ära hävitama need, et kui ma tahan nagu, et oleks ainult ühel tasandil või? Okei. See küll väga tore ei olnud. Nii, ma saame suuremat ka teha ju. Nii. Okei. No, põhimõtteliselt on mul maja ehitatud. Mul on see, oot, ma saan siia veel ju panna, ma saan siia peale veel panna. Vaadake nüüd, näete, Tanel ehitas endale. Mis ta ehitas? Muidugi, puumaja. Onni ehitas puu otsa. No näete, Tanel oskab Minecrafti mängida. Igal juhul ma ei taha siin väga pikemaks praegu seda videot teha ka, et ausalt öeldes Minecraft nagu telefonis ma ei oleks osanud arvata, et see töötab nii hästi. Ta tõesti on päris fun ja ma mõistan, miks ta on otseselt siin esikohal isegi. Isegi kui te ei ole kunagi võib-olla Minecrafti mängid, siis võtke ette, et otseselt midagi halba ei ole. Saate vaikselt nikerdada enda ehituse kallal ja vaatate siis, mis sellest kõigest välja tuleb. Aga ma jätan jah siis Minecrafti hetkel siia paika. Kui tõesti tahate näha, et ma kunagi midagi, kas siis äkki arvutis isegi võib-olla Minecraftist teen, siis võite jätta ühe like'i ja kommentaari siis. Aga see saabki olema kõik siis hetkel sellest top 5 mängudest, mille võimaldas siis Tele2 mulle enda selle Samsungi telefoniga ja SIM-kaardiga, mille ma peaaegu tühjaks tegin rahast. aga tõesti siis sihukest top 5 mängu siis ja no ütleme nii, et midagi halba ei ole peale selle, et 4. kohaga ma seal absoluutselt ei nõustunud ja mängisin siis Grand Theft Auto San Andreast, mis vist minu arust oli väga õige tegu. Aga no, saate ise, jätke ise võib-olla kommentaare, mis te ise arvate, et mis on nagu top 5 mänge Google Play Store'is, mis on siis ostetavad, ehk siis mis ei ole tasuta versioonid. Tavaliselt need free-to-play mängud on ka siuksed, mis on nagu hidden fees on nagu seal, nagu Arturile meeldib öelda, hidden fees, et on tasuta, aga siis kui lähed mängima, siis on nii, et booster back'id ja asjad, et näe, maksad $5, $10, siis saad mingi 100 korda kiiremini ehitada enda asju ja nagu progressida oma leveleid. aga vaatame, võib-olla ma teen mingi top 5 tasuta saadaval olevatest mängudest ka mingisuguse video. Ja siis võib-olla enda isiklik mingisugune top 5 äkki võiks ka olla. Aga okei, sihukene saab siis olema see video siin. Tänud, et vaatasite, kui ei ole subscribe'inud veel minu kanalit, on keegi veel sihukene või, siis subscribe'ige kindlasti mu kanalile. On tulemas nii mõndagi lahedat ja kindlasti on muidugi tulemas ka neid mänguvideoid. Ja Walking Dead tuli just välja uus hooaeg, nii et ma pean sellest ilmselt mingi väikse video teile tegema. Aga ka Resident Evilist tuli arvuti peale midagi. Oh my god, nii palju on mängida tegelikult ja nii palju videoid on vaja teha. Igal juhul tänud, et vaatasite, video läks niigi vist väga pikaks siin ja mis on ikka, kohtume juba peatselt järgnevates videotes, nii et olge mõnusad seal ja kohtume peatselt taas. Tšauki!